Tere tulemast Life Keskuse esimesse podcast episoodi. Mina olen Kristo ja ma olen Tallinna Keskuse Mer Biofeedback terapeut ja mul on ülimalt hea meel avada see uus podcast. Ja tegelikult on mul ka siiralt hea meel, et olete meiega. See saade sündis soovist avada või siis viia meie sisekultuur sammuke edasi, avada meie meeskonna maailma ja rääkida teemadest, mis meid igapäevaselt mõjutavad või puudutavad. Meie eesmärk on tutvustada teile Life Keskuse terapeute. Need on siis inimesed, kes teisi igapäevaselt toetavad ja piiluda nende professionaalse fassaadi taha, et tundma õppida nende isiksust ja lugu. Muidugi, lisaks räägime sügavuti ka vaimse tervise teemadel ning mis kõige peamine, selgitame, mida endast kujutab täpsemalt see Mer Biofeedback teraapia. Meetod, mis on meie töö keskmes ja mille positiivset mõju me igapäevaselt oma klientides näeme. Ja on lausa sümboolne avada see esimene osa väga inspireeriva inimesega. Täna on meil külas siis Life Keskuse kaasasutaja, tegevjuht ja samuti Mer Biofeedback terapeut Angelika Rander. Angelika, tere tulemast! Tere, Kristo! Aitäh, et võtsid aega. Oled olnud osa sellest keskusest esimesest päevast alates, nii et ei ole paremat inimest, kellega avada ka see esimene podcasti osa. Kuna see on täiesti esimene episood, siis meiega meid võivad kuulata inimesed, kes meist midagi ei tea. Siis Angelika, kas saaks natukene lühidalt selgitada, et millega me siis täpsemalt tegema? Life Keskuses me tõesti osutame ühte konkreetset teraapialiiki, milleks on siis Mer Biofeedback teraapia. See on biofeedback teraapia üks alaliikidest. See Mer seal ees siis tähendab, viib selle asja nagu konkreetsemaks, et see on siis mentaalsete ja emotsionaalsete pingete vabastamine. Ja biofeedback seal taga tähendab seda, et see on biotagasiside seadme abil. Et eks neid teraapialiike on palju erinevaid. See on üks lihtsalt võimalik viis, kuidas oma vaimset enesetunnet toetada. Metoodika eripära. Võib-olla seal on mitmeid erinevaid nüansse, mis on ainult talle omased või ainult sellele omased. On see, et see biotagasiside seal tähendab seda, et selle teraapia käigus inimese enda bioloogiline keha tagasisidestab, mis talle pinget põhjustab. Et keegi väljaspool seda isikut ei tõlgenda kuidagi teda mingite teoreetiliste teadmiste või praktiliste kogemuste baasil, vaid ühendades kliendi selle biotagasiside seadmega läbi nende andurite on võimalik siis testida konkreetse isiku mõttemustreid, emotsioone, seisundeid. Et see seade on tegelikult väga võimekas. Et seal on kokku umbes 700 erinevat pingepõhjustajat. Et kõik nüüd muidugi kõiki ei puuduta pingele, aga siiski see avab lihtsalt seda võimekust. Ja tõesti, et see, kas meie mõistus seda siis vastu võtab või mitte, aga see tõesti toimib. Et seansi käigus siis lähtuvalt kliendi enda pöördumise põhjusest hakkab siis terapeut, kes on siis justkui selles protsessis
kaasteeline inimesena, aga ka siis selles protsessis on justkui nagu selline operaatorkõps, eks ju, kes lähtuvalt enda teoreetilistest teadmistest ja praktilisest kogemusest selle seadmega leiab üles siis just need stressorid, mis seda inimest võiksid puudutada. Ja see seade töötab kahtepidi. Ehk et kui protsessi või teraapiaseansi käigus tuvastatakse pinge, siis selle sama seadmega saab seda pinget vabastada. Et tegemist on sagedusliku seadmega ja selles mõttes ja nii see toimibki. Et hästi kokkuvõtvalt on see metoodika, on see selline, mis võimaldab siis saada läbi selle protsessi endast teadlikumaks. Et see sobib ka hästi inimestele, kes tunnevad ennast halvasti mingil põhjusel, aga täpselt võib-olla ka ei oska nimetada, anda sellele mingit silti, et mis see tunne on. Või veel vähem võib-olla, mis seal all on, miks ma niimoodi tunnen ennast. Tunne lihtsalt andist, jah? Näiteks. Et siis minu enda arvates on selle teraapia üks väga suur lisaväärtus. See, et on võimalik saada siis teadlikuks, mis siis seal süvatasandil tegelikult mulle pinget põhjustab. Ja see teadlikkus ise juba lisaks pingete vabastamisele annab väga palju juurde. Kui ma soovin endast midagi muuta, et ma uuesti ei kogeks taolisi tundeid nii intensiivselt, nii tihti või nii sügavalt, mis on siis see, mis ma saan ise teha, teades oma juurpõhjused, et siis kui ma soovin, siis ma saan rakendada seda, et ma ka märkan, kuidas ma siis igapäevaselt toimetan ja tekib seda jõudu juurde võib-olla, et kuidas valida täna siis teisest, et ma ei reageeri siis praegu nii nagu tavapäraselt. Yeah. Et ma võiksin sellest rääkida selles mõttes väga pikalt, aga et kui lühidalt anda see ülevaade, et millega on tegemist, siis ja, selle juurde. Väga hea. No see oli, toon enda poolt lihtsalt väikese näitega, et kui ma esimest korda tulin siia teraapiasse, et siis ma ei olnud kursis või ei olnud enda pool sellise taipamise juures, et mul justkui nagu on ärevust, aga peale esimest seanssi ma sain aru, et mul on olnud see ärevus pikalt, et selline pidev värin või pidev muretsemine on mind saatnud tegelikult pool mu elu, ise sellegi nii-öelda aru saades, aga tänu sellele masina või seda teraapiale nii-öelda siis kogedes seda teraapiat ma mõistsin tegelikult, et see pärast hiljem mõistin seda, et ärevus on mind saatnud päris pikalt ja selline sundmõtete tagasilükkamine ja seda kogu aeg nii-öelda pendendamine. See on klassikaline, et me selles mõttes me ei ole ju selle teadvusega kellegi teise kehas elanud, me ei tea, mis see siis see normaalne on, mis mitte, et me tunneme, kogeme ennast nii, nagu me kogeme, aga et kui ei ole ka kokkupuudet olnud, ei ole sellest aidatud aru saada, et mida sa siis tunned praegu, siis sa tunnedki ennast lihtsalt harjumuspäraselt. See on minu jaoks nagu, selles võttes siis ennast näiteks, et see on siis minust normaalne, et peas on siis mitu erinevat nii-öelda tääbi lahti ja mitu erinevat mõtted käib ja siis tegelikult see viib lõpuks sellisesse kurnatusse ja sellisesse pidevasse nii-öelda ärevuse nivoosse ja siis tegelikult sealt on nagu raske ka välja tulla, kui just mingit konkreetset kas metoodikat või tegevust või tööriista. Jah, täpselt. Aitäh sulle. Me tuleme selle juurde kindlasti tagasi. Ma tegelikult tahaksin korraks ühte veel üks huvitavat küsimus küsida, et Angelika, sa kannad igapäevaselt mitut mütsi. Sa oled tegelikult juht, sa oled ettevõtja ja samas ka tegelikult terapeut. Kuidas need rollid sinu sees omavahel läbi saavad? Ma võtan selle kujundi, mis sa siis ise andsid sellele, et selle mütsi kujundi. Yeah. Et mul ongi siis mitu mütsi peas.
et kui ma oma reaalses elus mütse eriti ei talu, siis selliseid kujundlikke mütse ma siis kannan tõesti. Ütleme, nad on korraga peas, jah. Selle terapeudi mütsi ma panin vabatahtlikult ja suure rõõmuga endale pähe. See teine müts nüüd elus kujunes nii. Et see mu pähe siis sattus. Aga nagu me teame, et juhused ei ole olemas, et ju siis mul oli sellist kogemust ka vaja. Et nagu kui korraga on 2 mütsi peas, et siis vahest juhtub, et toimub pea üle kuumenemine. Aga sellest ei ole selles mõttes hullu, et ma olen õppinud sellega toime tulema, et siis aitab see, kui mõlemad mütsid peast ära võtta ja olla lihtsalt Angeelika. Et on toimetamist palju olnud ja tegemist, aga minu jaoks tõesti kompenseerib see, et tõesti saan öelda, et ma viimase 5+ aasta jooksul, mis saan tegelikult öelda, et ma käin tööl. Et mul oli kunagi unistus, et minu hobi ja töö on üks ja täitsa endalegi üllatuseks ja väga suureks rõõmuks see tõesti realiseeris. Ma igatsen seda väga kaua, teades, et see võiks minu jaoks olemas olla, aga kui see realiseerub, siis ma olin juba 37, et minu lootus kaotanud ja see tõesti realiseeris, et see, et ma teen midagi sellist, mis tõesti pakub mulle väga suurt rõõmu, leevendab ka seda siis selle mütsi kandmist, mis justkui tuli ka minu jaoks nagu ootamatult. Ja, eks ta ongi, et mingitel elul on teatud teekonnad või mingisugused sammud, et tuleb lihtsalt läbi kogeda või tiuda sinna täpselt sellele, mida sa tegelikult soovid ja mida sa tegelikult siis ju ma olin selleks siis mingil määral valmis. Võib-olla füüsilises reaalsus ma seda nagu nii selgelt ei tundnud. Aga ju ma olin valmis ja muidugi isiksuse kasvule on see väga palju kaasa aidanud. Kahtlemata. Et ma olen väga palju õppinud iseenda kohta. Ja kindlasti ütleme seda elevandi paksu nahka on siis saanud kasvatada. Keegi, kes ei ole ettevõtja, seda võib-olla selles mõttes, et mitte, et see on mingi hädaorgan. Ma ei taha üldse niisugust muljet jätta, et lihtsalt, et see minu puhul see mitme mütsi kandmine, et see on siis, et ta on natuke erinevad rollid. Aga ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. Ja üksinda ei tee ka midagi, et mul on suurepärane meeskond selja taga. Lihtsalt enda seisukohast ma ütlen, et see ettevõtjaks olemine, et see on umbes sarnane nagu lapse saamine. Kui sa ei ole lapsevanem, et mitte, et kõik peaksid olema, aga kui sul ei ole seda kogemust, et sa oled saanud lapse ja mida see siis tähendab, see on sama, et kui sa ei ole olnud kunagi ise ettevõtja, et siis see on täiesti teistsugune elamisviis kui see, et kui sa ei ole seda. Et mul on hea meel, et ma oma elu jooksul neid erinevaid pooli olen siis näinud, et nii palgatöötaja rolli kui ka siis seda poolt, mis tähendab ettevõtjaks olemine. Ja, seal on erinevad nüansid, on ju. Igalühel omad head ja vead. Aga sellisel küsiksin, et aga millega siis varem tegelesid? Erialaselt? Ma olen terve elu siis täiskasvanujas tegelenud tegelikult inimestega ühel või teisel moel. Et võib-olla ma lähen siis täiesti algusesse tagasi. Et ma teadsin juba väiksena, et ikka mõeldakse selle peale, et kelleks tahad saada. Ikka.
tavaliselt on politsei või tõletõrje või... No poiste puhul, eks ju. Yeah. Mina teadsin, et see on midagi sellist, mis puudutab siis inimeste toetamist. Ja et see on just nimelt midagi, mis on üks ühele. Aga kui ma keskkooli lõpetasin 2002, jah, et siis ma tegelikult soovisin minna algklasside õpetajaks. Ja ma läksin Tallinna Ülikooli siis avatud uste päevale. Ja seal mind kõnetas tegelikult siis selle eripedagoogika, selle osakonna selline ettekanne või info, mida nad jagasid. Et kuidas siis erivajadustega inimesed ühiskonnas ennast tunnevad või kuidas neid ei mõisteta ja millised need tingimused võiksid olla. Ma olen oma elus lubanud endale ikkagi selliseid naiivsuse portse, et see tundus mulle nii noore, isena nii nagu, ma ei tea, kurb või õõvastav. Ja siis ma tundsin, et tahan sellest osa saada. Ja siis ma vahetasin eriala. Ja õppisin siis eripedagoogikat ja tegelikult viimase kursuse lõpus juba ka töötasin lasteaias eripedagoogina. See oli päris huvitav kogemus, mul oli umbes 22, mul ei olnud ise lapse vanemaks olemise kogemust. Aga siis toetasin ja suunasin teisi, kuidas siis lapse vaimset või siis kõnearengut toetada, et see oli päris... Üsna noorelt. See oli natukene mulle endale ka, et ikkagi see enesekriitika oli, et kes siis mina olen, et seda teha, aga noh, erial oli valitud ja tööd soovisin teha, et see kuidagi toimis. Et natukene veider oli, aga see siiski toimis hästi. Ja noh, lastele noored pikkade juustega naised meeldivad, nii et selles mõttes midagi oli lihtne kontakti saada. Ja sealt edasi, kui ma sain ise emaks, siis selle lapsehoolduspuhkuse ajal ma soovisin ennast kuidagi seda, mis siin ikka keeruda, ühesõnaga mul oleks igav. Ja mul oli vaja mingit väljundit juurde ja siis ma otsustasin ennast täiendada ja ma õppisin sotsiaaltöökorraldust. Ja kokkuvõttes ongi nii, et need on need erialad, ka millega ma olen siis eelnevalt tegelenud. Et ma olen töötanud eripedagoogina nii alushariduse süsteemis ehk lasteaias kui lasteaedades, kui ka siis koolis. Ja sealt edasi siis suurem osa ka lastekaitse spetsialistina. Et nendel erialadel ma sain küll positiivset tagasisidet ja selliseid häid peegeldusi. Aga ma sees midagi kuidagi heas mõttes ei põlenud. Ei täitnud su nii-öelda hinge, kui seda päriselt seda nagu, mis siin... Midagi oli puudu. Yeah. Ilmselt see kuidagi hakkas ka mu enda väärtushinnangut, kuna võib-olla siis endas toimusid ka mingid muutused selle aja jooksul, et saaks mu enda väärtushinnangutele kuidagi vastu käima, et nendel erialadel ma tegelikult töötasin sundklientidega. Et keegi väljaspool sind ütleb, et see peaks olema kuidagi teisiti või et sul on mingi probleem, millega on vaja tegeleda. Ja sellest suuresti ilmselt ka sellest tundest lähtuvalt ma ikkagi põlesin päris heleda leegiga ka läbi, sest nagu me teame, siis enda emotsionaalne seisund on see, mis meid läbi põletab. Et ma ei osanud ennast hästi ümber lülitada, et need lood käisid minuga kogu aeg kaasas taustal.
ja see pilt lõpuks ei olnud väga ilus. nii et selles mõttes kas peale seda lastekaitses töötamist siis võtsid aja endale või? jah, mul olid seal perioodid, kus ma võtsin pool aastat endale ja oma perele. ja siis vahepeal sai muid asju tehtud, aga ma teadsin, et minu jaoks on midagi veel. See tunne oli, see tekitas tohutut frustratsiooni vahepeal. Et ma tean, et see on, aga kus see on ja miks see juba ei ole. Jah, kus on ja miks ma ei tee seda juba, on ju. Tuttav tunne. Ja see tuli, ja see tõesti see võimalus tuli üsna ootamatult, aga tuli. Kas siis see nii-öelda eelnev teekond, et heleda liigiga põlemine viis sind sinna siis, ma saan aru, läbipõlemiseni või sellise kunnatuseni? Kas see võis tuua sind siia merebiofeedback-teraapiani? Või kuidas sa jõudsid just Life-keskuse või merebiofeedback-terapeudiks olemiseks? No see, kui ma siia jõudsin 2019 aasta alguses, et siis ei olnud küll see Life-keskusena, vaid Ülle Toomaja siis võttis üksinda, tegi nii-öelda soolot, võttis üksinda kliente vastu. Tema ju selle teraapialiigi looja ja nii-öelda maaletooja on. On ikkagi kombo, et selles mõttes see seisund, millest ma sinna jõudsin, et sellel hetkel ma ei tundnud, sellel hetkel sellisel kujul läbipõlemine oli lahustunud, aga ta oli kindlasti oma jälje jätnud. Et ma täpsemalt jõudsin nii, et tegelikult see sai alguse esimene selline kokkupuude või selline seeme sai mulda. Siis, kui ma käisin Holistika instituudis ja seal käisin seal teraapias. See oli minu eluga siis tol korral esimene teraapia kogemus. Ja seal oodates olid, kuna Ülle võttis seal siis vastu, tal oli seal oma ruum, siis seal oodates ma jäin Ülle siis teenuse voldikut lugema. Okay. Ja kui ma seda seal lugesin, ma ei teadnud, ma ei olnud millestki sellisest kuulnud, see tundus mulle täiesti ulmeline, et midagi sellist on võimalik teha, aga teistpidi, ühtepidi selle ulmelisuse taga tegelikult see, kuidas ta kirjeldas seal voldikul ka, et millest pinged võivad põhjustatud olla ja kuidas neid saab siis mõjutada. See tundus mulle nii loogiline. Okay. Et mul toimus siis juba tegelikult ära tundmine, et see tundus lihtsalt, et see, mida iganes see naine siin seletab oma voldikul, et see tundus mulle loogiline. Aga siis tol hetkel see sinna jäi. Siis läks natukene aega mööda ja siis ma oma tolle aegsele kursavennale jagasin oma seda tundmust, et mul on tol hetkel, et elus kõik väga hästi, aga ma sain aru, et mu sisetunne ei olnud üldse sellega kooskõlas. Ehk et mul endas toimus äratundmine, et reaalsus on hoopis midagi muud, kui ma ennast tunnen, et need tunded on varasemas perioodist on tekkinud erinevatel mõjutustel. Et tahaks tunda rõõmu sellest, mis mul on, aga ei suuda. Ja siis ta ütles mulle, et kuule, ma ei tea, ma ei oska sulle muud öelda, kui mine Ülle juurde. Ja siis ma tuli kohe meelde, et see on see Ülle voldiku pealt. Ja siis ma tõesti tegin sellise väikse kuuri, ja sealt tõesti ilmnes, et mul see sisemine rõõm oli sisuliselt olematu ja nii ma ka tundsin. Kui tohib küsida, et kui pikk see kuur oli? Käisin 3 seanssi.
ma sain selle kätte tol hetkel, mida ma vajasin. Et mul see mingi kurbuse foon lahustus ära. Ja ma sain selle, mida ma soovisin. Et ja siis ma hiljem pöördusin tagasi. Ehk et sealt edasi 2020 pöördusin sellesse teraapiasse tagasi ja tegelikult oli nii, et kui ma 2019 käisin, siis Ülle ka tegelikult helistas mulle, kuna tal oli Eestisse tagasi tulnuna, tal oli soov tegelikult kohe algusest peale, et ta soovib, et see teraapia liik jääks Eestis püsima. Et kogu see info oli tema enda peas ja tegutsemisviisis, aga et kui tema ühel hetkel enam ei jaksa seda teraapiat teha, et siis ongi see läinud. Jah, siis keegi ei tea. Ja siis tal oli algusest peale selline unistus, et luua siia oma keskus. Ja kuna minul oli ka see inimestega töötamise taust, et siis ta 2019 helistas mulle peale mingit seanssi, et kas ma ei oleks huvitatud õppima seda. Siis ma natukene aega mõtlesin selle peale ja see enesekriitika oli päris suur, see tunne oli see, et mida minul on teistele anda. Et ma ei olnud valmis ja ma ütlesin talle ära sellel hetkel sellest pakkumisest või sellest võimalusest. Ja siis järgmisel aastal 2020 oli, mina seda Covidi epideemiat väga selles mõttes tähele ei saanudki panna, sest et minu meel ja kogu olemus oli seotud oma isiklike elus toimuvate selliste ootamatute kaotuste ja ehmatustega. Ja siis mul tuli meelde, et õigus. Et tegelikult oli üks metoodika, mis mind eelmisel aastal väga hästi aitas. Ja siis ma pöördusin tagasi. Okay. Et ma käisin ise ja tegemist oli siis leinaprotsessiga. Ja ma tulin oma lähedastega sellesse teraapiasse. Ja eks ongi nii, et iga metoodika puhul, et kui seisund on väga akuutne, siis efekt on ka seda eredam, eks ju. Ja nii oli minu lähedaste puhul, et igal juhul see efekt oli väga suur. Et see keeruline, raske emotsionaalne seisund oli kestnud tugevalt üle poole aasta. Ma seal mingit positiivset muutust ei näinud. Aga see, mis siis peale seda teraapiat nendega toimus, siis ma helistasin Üllele ja ütlesin, et ma tahan aru saada, mis nüüd juhtus. Et kuidas see võimalik on, et inimesed on nii raskes kohas endaga ja nüüd üks 1,5 tundi ja vähemalt inimesed said leevendust, nad muutusid rohkem iseendaks. Ja siis mul tekkis see, et nii, aga nüüd ma olen valmis, sellepärast, et ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ma tahan sellest aru saada, kuidas see võimalik on ja see, mis minu lähedastega toimus, et ma soovin sellest osa saada. Et keegi, kellel on raske, et oleks rohkem võimalusi ka aidata. Et Ülle üksi tegi seda, tal oli tol ajal järjekord oli umbes 3 kuud. Et kui on akuutne seisund, et siis keegi ei jaksa oodata nii kaua. Ja siis sealt nii see alguse sai, et sealt läks kohe täie rauaga külma vette hüppamiseks, et läks õpinguteks ja nii ta läks siiani välja. Said selle koolitüdruku mütsi pähe, siis said natuke aja pärast terapeudi mütsi pähe, siis tuli edasi juhi mütsi pähe ja siis tuli ka kaasasutaja
saan õigesti aru? Või seal oli vahepeal midagi teist? Ülle alguses üksinda lõi selle ettevõtte sellel konkreetsel kuupäeval, mis oli 2020 oli, aga siis üsna kiiresti selgus, no ilmselt on mõistlik jagada. Arusaadav, eks tegelikult on, nagu öeldakse inglise keeles, et see läks meelest ära, dreamwork makes the dream work või? Okei. Sa jagasid väga ilusti oma kogemust Mere biofeedbackist, kuidas sa jõudsid selleni, mida nad on sinu jaoks teinud. Siis ma küsiksin siin kohe ära, et aga mis see teraapia, see Mere biofeedback teraapia sinu jaoks on? Mis sind just selle juures kõige rohkem kõnetab või puudutab? Toon siis paar peamist, ma armastan selle juures kõike, aga võib-olla see paar punkti, siis paar mõtet, mis on peamised, et see esimene kujund, mis mul tekkis seoses Mere biofeedback teraapiaga, oli see, et kui ma siia ise jõudsin, mul tekkis see kujund, et on üks selline teraapia liik, et kui sa oled vajunud, mis on okei, et vahel elus juhtub. No, absoluutselt. Vajunud nagu sellisesse auku. Ja see tegelikult sellel hetkel, kui sa oled seal ja keegi ütleb sulle, et mediteeri või mine hakka jooksmas käima, siis tahaksid talle juba keskmist sõrme näidata ja temaga rohkem mitte vestelda, sellepärast sul ei ole seda jõudu. Ja mõistusega saad aru sellest, et ja sul on ka praktiline kogemus, et see on toetanud absoluutselt, aga see jõud on nii otsas. Sest tolmemomendil oled seda lihtsalt selles augus ja sind tegelikult see tundub kõik nii must ja nii kurnav ja ebameeldiv, et tegelikult keegi lihtsalt ütleb, et ole õnnelik või lihtsalt naerata või mõtle positiivselt, et siis see tegelikult tol hetkel ei ole see, mida see inimene vajab tegelikult. Et see, jah, mul tekkiski see kujund, et oli midagi sellist, ja mida ma ka siis nüüd näen ka klienditöös, et on midagi sellist, mis justkui nagu tõstab välja sellest august. Et ta ei tee midagi olematuks, mis sinuga, mis reaalses elus toimub, aga ta esiteks nagu tõstab sellest august välja läbi selle, et ta need akuutseid pingeid leevendab. Ja see toimub üsna kiiresti. Ja sealt edasi, kes valib, sealt edasi on selline peentöö, et ma kasutaks ühte teist kujundit, mis mu üks armas püsiklient mulle viimati jagas, et Mere biofeedback teraapia on analoogne sellise olukorraga nagu arheoloog leiab leiu, jah? Okei. Ja ta võtab selle, sealt on ju mis iganes see pinnas on, kus ta selle siis üles korjab, eks ju, ja siis tal on, tea, mis see täpne nimetus on ju, aga see selline pintslikene või mis iganes. Ja see Mere biofeedback aga just ka seda neid kihte, mis ei ole nagu vajalikud. Ehk nimetame siis neid pingeteks, eks ju, et see ei ole midagi sellist, mis on selle inimese päris olemus, vaid see on nagu aju ja psüühika tegevus, et nad elukogemuste käigus need pinged tekivad. See ei ole midagi, nii lihtsalt toimib. Aga vahest lihtsalt see kontsentratsioon on liiga suur, et me ei saa elada sellist elu, nagu me soovime, sest et see pagas, see tunnete ja see olemisviisi pagas on nii intensiivne ja raske. Et siis justkui see teraapia aitab nagu kiht kihi haaval neid, seda mustust nii-öelda kujundlikult, seda ebavajalikku sealt ära eemaldada. Samal ajal on eesmärk see, et see ei muuda seda identiteeti, eks ju, et just see leid, tema päris olemus tuleks sealt välja ja jätta see võimalikult on ju terveks, mitte ta kahjustada, et see on ka üks Mere biofeedback teraapia kindlasti ka nagu
pluss või oluline nagu rõhutada, et seal ei ole ühtegi negatiivset kõrvalmõju. Et mis sellega nagu kaasneks, et keegi ei võta kelleltki midagi ära, ei pane juurde, vaid et see fookus on hästi sellele, et me testime, mis antud isikule, konkreetselt sellele persoonile pingeid põhjustab. Ja kui me tuvastame selle pinge, siis me vabastame seda. Midagi ei tehta siin kellegi on ju seisuga on ju vastu tahtmist, et see on üks võib-olla mõte, et jah, et ta aitab esiteks sellisest seisundist välja ja edasi läheb tegelikult palju lõbusamaks, et seal seda enese avastamist selle teraapia käigus on omajagu. Eks sisuliselt meeldi. Inimesed käivad sinna ja siis nad sisuliselt suure harjaga kihki haaval võtame pinged vähemaks, et ta jõuaks. Ja siis puslevad sellised väiksed peenikesed pintslid. Jah, siis väiksed peenled välja, et siis lõpuks tuleb see leid, ehk siis tema olemuseks, tegelikult tema isik, mida ta näiteks nende kihi alla siis ära katnud või ära peitnud, et siis ta tuleb lõpuks siis välja, et ta tahab. Jah, ja see ei ole sageli ka üldse nagu mugav protsess. Et me oleme harjunud oma olemisviisiga, et isegi kui see muutub ka positiivsemaks, siis see on alguses lihtsalt väga võõras ja on raske taluda, et see selles mõttes see on isikuti väga erinev, et ka see teraapia, mida see siis üksikisiku jaoks loob, on ka erinev, et seade on üks, terapeut on üks, aga see, mis sealt nagu kooruma hakkab, on väga erinev, et on variant, kus klient tunneb tohutut rahunemist nii mõttetegevuses kui ka lihtsalt siin oma sisemuses tekib ruumi juurde, tekib energiat mõne teise jaoks, mida juhtub küll oluliselt harvem, kuna me ei lähe sinna nendesse lugudesse sellisel kujul sisse. Juhtub harvem, aga sealt võib hakata välja ju voolama kõiki neid tundeid, mis on ka alla surutud ja nähtavale tulema, et siis lihtsalt nendega tegeleda, et on väga põnev uurimisprotsess, et minu jaoks ta on, kui mina õppisin seda ja selle seadmega siis ennast uurisin, siis see oli reaalselt nagu enese tundma õppimise protsess, et mäletan, et ükskord, kui ma selle seadme koju sain, et see on midagi sellist, mida kindlasti mitte nagu järgi teha, on ju, et iga terapeudiks õppija tulija, kes on tulnud, et ma olen neile neid sõnu peale lugenud, aga see on täitsa mõttetu, et kõik teevad seda sama, mida mina tegin. Et sain selle seadme endale ajutiselt koju. Ja siis ma mäletan, et ma viisin lapse kooli, see toimub siis ju umbes 8 ajal. Yeah. Ja ma pidin talle, ma tulin siis koju, ma mäletan, et ma tegin endale kannutäie teed, ütleme siis kella 9 istusin selle seadme taha ja kui ma pidin talle kella 9 järgi minema, siis kui see kell sai 1, siis ma tupatasin seal laua ääres, et ma olin istunud siis 4 tundi seal, eks ju, ennast uurinud, et jah. See on põnev, et hakkad oma kihte. Jah, see oli väga põnev, et see teadlikuks saamine kindlasti ka minu jaoks üks oluline aspekt. Ja sinna juurde veel see kõige magusam osa, et saab ka neid akuutseid pingeid, mis on tekkinud, leevendada. Väga lahe. Nüüd, kui sa oled nagu kihi haaval ise kogenud seda teraapiat, ka siis 4 tundi vahepeal neid kihi haaval. See ühekordseks, jah. Et kui nüüd tagasi või siis tänasest päevast alates tagasi võtta, et nii palju, kui sa oled seda MER biofeedbacki kogenud, milline on olnud sinu jaoks suurim avastus enda kohta läbi selle teraapia? Ma korra tulen selle eelmise mõtte juurde tagasi, et miks see 4 tundi ka ühekordseks jäi. Et emotsionaalne psüühika ei ole midagi sellist, mida kangutada jõuga korraga ja palju.
et mis siis lihtsalt tekkis, oli see, et mul tekkis tervenemiskriis selle 4 tunni diskobaasil seal. Et see tähendab, et ma lihtsalt korraga vabastasin liiga palju väga erinevast nii-öelda kaliibriga või erinevast valdkonnast neid tundeid, on ju. Ja siis sai korraga liiga palju. Nagu näiteks, ma ei tea, viha, kurbus. Jah, selles mõttes väga erinevaid jah, ongi näiteks erinevaid juurpõhjuseid ja mingid akuutseid tunded, et sellel päeval lihtsalt mul see tervenemiskriis lihtsalt oli mõnusamal kujul, et ma läksin kell 6 magama. Et ma lihtsalt olin siis nii lõdvestunud ja nii väsinud sellest, et keha vajas puhkust ja siis siin perekonnale, et sorry vaan, aga nüüd on nii, et ma olen mina, kes ma olen siuke ööloom, et muidu ei saa mind magama, et siis sel korral nii, et lihtsalt see teraapiaseansid on põhjusega 1,5 tundi maksimaalselt, et see on selline optimaalne ja turvaline vahemik, et ei vabasta neid korraga liiga palju, et ikkagi psüühika jõuaks kohaneda sellega. Et see on nagu ainukene risk, on ju, aga et muidu tekib segadus. Ja aga seda, kuna see metoodika ei eelda oma mingite traumade meenutamist või ebameeldivate olukordade, et sa võid ka lihtsalt teraapiaseansi ajal magada. Sa võid rääkida, et see vestlusvorm selles teraapias on tegelikult väga vaba, et see lihtsalt kujuneb lähtuvalt sellest, kuidas klient soovib, kuidas ta on, et terapeut kohandub vastavalt kliendile. Et võib olla nii, et inimene just soovib rääkida enda kogemustest. Et minu jaoks on ka see, et ma tajun, et ühiskonnas on ka päris palju üksindust. Vahest on hea, kui keegi ära kuulab, mis vahepeal on toimunud ja saab neid kogemusi võib-olla neutraalse inimesega jagada, et ma ei ole emotsionaalselt seotud, et lihtsalt võtan selle info vastu, eks ju. Ja terapeutidena meie terapeudid aitavad ka avada seda teist perspektiivi. Ei ütle, mida tegema peab või ei pea, aga aitavad avada seda teist perspektiivi. No toovad uut infot, on ju. Nii et nii palju selle juurde kommentaariks. Väga hea kommentaar, siis me teame, et 4 tundi ei tasu teha. Mida nagu nii kõik tegid selles mõttes, et igaüks tuli, et kui ainult mul juhtus see sama, mis sul. No tore, aga see on ikka nii, et me peame neid mingeid asju ise kogema, et jutuks hea küll. No me peame neid ämbrit kolistama vastasel juhul, et jääb teooriaks ja siis tekib see uudishimud, aga äkki mul ei ole või et äkki mul on midagi muud. Ta lihtsalt, ta oli ju selles mõttes kui korra, aga tegelikult selliseid tervenemiskriise võib tekkida kõikide teraapialiikide puhul. Seal ei ole nagu vahet, mis metoodikaga on tegemist. Meil just eelnevatel põhjustel juhtub seda ikkagi väga harva. Lihtsalt see on oma vastutus, kui sa teed seda, valid seda teha 4 tundi, et lihtsalt korraga liiga palju on, et siis midagi, et lihtsalt on natukene ebamugavam olla, ega midagi ei juhtu ju selles mõttes, et ise teed ja ise koged siis. Siis ikka. No aga peatäie välja ja läheb. Selgu edasi. Eks ta on see, et kui meil sellest arheoloogilisest näitest tuua, et siis kaua sa ikka jaksad seda neid kihki haaval neid kihki haaval neid seal vaikselt nagu otsida, et tahad kiirelt saada selle leiuni. Ja, see on see kärsitus. Aga tule selle juurde tagasi, mis sa küsisid. Suurim avastus. Enda kohta suurimad avastused. Üks peamisi, Enesel on igasugust toredaid asju olnud,
et ka kolleegid on aidanud avastada, et kuna meil on see, et me siis rotatsiooni korras teeme üksteisele ka teraapiat, eks ju, korra kuus, lihtsalt mitte sellepärast, et me nüüd nii tohutult katki oleme siin, vaid lihtsalt me töötame inimestega, meil on vastutus selle ees, et me ise oleksime võimalikult heas konditsioonis ja ka täiesti tavaliste inimestena, meil on ka mingi isiklik elu, omad mõttemustrid ja emotsioonid, mis käivituvad, omad triggerid, lihtsalt me kogeme neid hoopis teistmoodi, kui me varasemalt kogesime. Aga siiski, et hoida seda fooni ühtlasemana, et siis me teeme. Ja tegelikult sageli, kui terapeudid üksteisele teraapiat teevad, siis sealt ruumist on kosta selliseid naerupahvakaid sageli, et see selles mõttes on naljakas, mis sealt vahest ikka veel on selle teemaga siis niimoodi episooditi, jah. Aga see enese uurimine ja selles mõttes mingis mõttes nagu niisugune kivide eest ära veeretamine, et enda teekonnalt mina tajusin seda niimoodi. Üks kindel taipamine oli kindlasti see, et ühe juurpõhjusena minus all oli hüljatustunne. See oli midagi sellist, mis siis oli minus väga tugev ja mis vajas ka pikemat aega tegemist või selles mõttes pikemat aega tasakaalustamist, et see ei ole nii, et me ei teosta siin imesid, et me teeme teraapiat, et see hüljatustunne oli jah, järelikult ongi minus selline baasiline tunne. Ja ma sain väga hästi, kuna see võttis väga kaua ka mul aega, see tasakaalustamine ta kippus tagasi tulema, siis ma sain väga hästi aru, et miks ma teatud olukordades olen tundnud nii, nagu ma olen tundnud ja käitunud nii, nagu ma olen käitunud. Et see hüljatustunne, see eraldatuse tunne, et mul läks nagu see pilt selgemaks, et miks ma teatud kollektiivides tundsin ennast nii, et teised kolleegid võisid mind väga hoida, suhelda minuga väga mõnusalt ja nagu meeldivalt. Aga mingi aja möödudes minu enda sisemaailmas, mitte et ma oleks seda kuidagi väljendanud kellelegi, aga minu enda sisemaailmas, minu teema, ma tundsin ennast, et kõik teised on justkui koos ja mina olen eraldi. See võis ka minna nii hulluks, see tundmus kätte, et ma võisin seda tunda ka oma isiklikus kodus oma pere keskel. Et mis on absoluutne, on ju selline kõver peeglis olev vale, et justkui neil oleks lihtsam olla ilma minuta. Tagantjärgi, ma ei tea, see ajab isegi naerma. Aga see oli nii sellel hetkel nagu see tunne. Et see oli üks väga konkreetne taipamine enda kohta, et ma sain sellest teada, mis mõjutas väga paljusid mu inimsuhteid. Mitte niivõrd, et ma oleks selle inimsuhetes kuidagi teiste suhtes kuidagi seda väljendanud või väljendanud, aga lihtsalt ma ise tundsin ennast halvasti. Kas seal oli ka mingisuguseid tegevusi või kellegi poolt ütlemisi või mitte ütlemisi nii-öelda, mis võisid seda üllatuse tunnet nagu käivitada? No ja kui sul on see muster nii tugevalt, see haav on all, sõna otseses mõttes veritseb, et siis sa püüadki selle info sealt kõik kinni, et selles mõttes, et see ei ole seotud teiste inimestega, keegi minu arvates vaatas imelikult või jättis midagi ütlemata või ütles, siis minu radarisse lendas kohe siis sinna hüllatuse fooni, et mind võib, see on koos kombona nii-öelda siis ebapiisavustundega, eks ju, et on niisugune. Ja siis ülitundlikkus ka sinna juurde ja siis ongi hästi tore. Et et see trigerdas, et teised ei teinud mitte midagi valesti. Teised nad ei pruukinud arugi saada sellest, et nad midagi oleks.
teinud. Nemad ei teigi midagi tegelikult, et lihtsalt mina otsisin kinnitust alateadlikult, on ju. Teadlikult kindlasti mitte, aga alateadlikult otsisin kinnitust sellele, et mind on põhjust hüljata, jätta kõrvale ja siis kui sa otsid, siis sa leiad, et siis ma leidsin need väga ilusti üles, et täna, kui ma seda pilti tagantjärgi vaatan, see on täiesti absurdne. Aga kui ma siit sellest teadlikuks sain ju kohe kiiresti, on ju, et selles mõttes selle seadmega endale teraapiat siis õppimise perioodil ise tehes, siis ma lisaks selle pinge vabastamisele ma sain ka hakata mul tekkis see võimekus ennast teatud olukordades jälgida. Et ma tundsin ära selle tunde ja siis ma sain ümber suhestuda, eks, et enne kui ta läks nii-öelda suureks või tugevaks enne. Et mäletan, et kui ma sellest teadlikuks sain siin ja sellega tegelesin, et siis mul oli sõbrannadega reis tuli ja siis ma mäletan, kuidas see mõte tekkis mul seal kuskil paadi peal olles kolmekesi, et kuidagi me peame ikkagi kokku hoidma, oma tunnil on kuidagi koos toredam ja siis ma märkasin selle ära, varem ma oleks lihtsalt marineerinud selles tundes, on ju, et märkasin selle ära, et kas see on tõde praegu. Täiskasvanud naisena, kui sa olen siin oma sõpradega, et kas see on tõde. Tegelikult saavad justkui nagu paremini läbi ja sina oled nagu eemale tõugatud, on ju. Ja läbi sellise kontrollküsimuste ümbermõtestamise selles mõttes step by step hakkas muutuma. Ja ma saan aru, et selles teraapia rollis, et teraapias nagu käies selle masinaga või sellist biofeedback seadmega siis tasakaalustades on seda nagu teinud ka kergemaks või lihtsamaks või? Jaa, absoluutselt. Selles mõttes, et see on olnud, see ongi ju protsess ja teekond, eks ju, et tal oli see vajas treenimist, aga nii selle enese väärtusetuse või selle väärtusetuse tunde, et ma ei ole piisav, kõik teised justkui on paremad, osavamad, ilusamad ja selle hüljatuse osas, et need täna, ma saan öelda, et täna need ei triggerda mind. Mis on väga positiivne? Jah, selles mõttes, et eks ikka mingid nüansid iseendaga on. Võiks rohkem liikuda ja vormis olla ja nii edasi, aga sellist enese piitsutamist või sellist kõverpeeglit ei ole, et pigem on just viimasel ajal toimub mul selline, eks me oleme ju erinevates rollides erinev, eks ju, et ka see ebapiisavustunne, see tähendab seda, et kui ma seda kogen, et ma kogen seda kõikides rollides, eks ju. Et ma võin ennast enesekindlana tunda näiteks, ma toon suvalise näite, et ema rollis, aga ja terapeudi rollis, aga mingis teises rollis võin tunda ennast siis ebapiisavana, et see ei pruugi hõlmata kogu elu ja kõiki rolle. Aga et eks ta on niimoodi ka rollide haaval, võib-olla olen küpsenud siis rohkem sinna enesekindlusesse viimasel ajal. Ma tõesti tunnen selles mõttes sellist vabanemise tunnet, et eks me oleme siin kolleegidega nalja ka visanud osadega, et võib-olla see tuleneb ka sellist elukaarelisest asukohast või selles mõttes, et selle 40ndate alguses on tekkinud see tundmus, et aga see on okei, kui ma ei sobi ja ei meeldi kõigile. Et ja ka uute inimestega tutvudes või mingitesse seltskondades sisenedes, et ma pean tõesti ütlema, et see on nii kahjuks tunne, ma ei ole seda suur osa oma elust tundnud, vaid püüdnud kogu aeg sobituda ja tagataustal saada seda kinnitust, et ma olen justkui nagu vastu võetud või meeldiv, siis täna ma saan öelda, et ma tõen ausalt, ma olen täiesti ükskõik sellest. See on iseenesest on ju vabastav ja hea. Absoluutselt. See käib inimeseks olemise juurde, et
et ühest küljest see kuuluvustunne või see, et me soovime kuhugi kuuluda, on meil tegelikult ju väga ammusest ajast saadik käinud kaasas, on ju, et see on tegelikult käib meil igatipidi kaasas ja kui me seda nagu ei tunne, et me kuhugi kuuluks, siis me tunnemegi ennast üksinda ja see tegelikult tekitab ka sellist valu ja ebameeldivust, on ju. Lihtsalt ma olen ka selle tunde kätte saanud, et ma ei ole üksinda. Yeah. Et ma tean seda, et ma ei ole üksi. Ja see on ka omakorda siis seda nagu toetanud, et sinna enesehaletsusse. Issand jumal, teismeeast ma mäletan küll neid episoode, kus ühel hetkel on kõik nii hästi ja nii palju sõpru ja kõike teed ja siis mingil teisel hetkel on selline enesehaletsus, et keegi mind ei armastaks. Need ajad on jah. Neid on kogetud ka täiskasvanu eas, aga need ajad on selja taha, on teised väljakutsed. Absoluutselt. Ja nagu öeldakse, et samm-sammult me treenides mingis valdkonnas või olukorras, siis me saame järjest enesekindlamaks, et eks on ka meie mõttemustrite ja meie emotsionaalsete tundmustega samamoodi, et samm-sammu haaval neid märgates märkame neid kiiremini ja mida kiiremini märkame, saame nendele nii-öelda pee peale tõmmata, kergelt öeldes, ja siis midagi uut asemel. Kas on veel midagi, mida sa oled avastanud või see on üks hetkeseisuga? Eks see on, jah, need on nagu peamised, need minu juurpõhjusteks, need on paljude inimeste juurpõhjused. Ja minu jaoks tolleks hetkeks, kui ma siia jõudsin, ma ei jõudnud sellesse kohta, et seda niimoodi mõtestada, et miks ma tunnen ennast teatud inimsuhetes niisugust pidevat nagu vibrat sisemist. Kui ma sain enda olukorra kaardistatud selle bio tagasiside seadmega, siis sealt joonistus väga selgelt välja, kuhu väravasse see pall hakkab liikuma. Ja korduvalt. Et see oli peamine. Eks hiljem võib-olla ilmnes ka see, et kuigi mul on pidevalt, aga ütleme elu jooksul tagasisidestatud seda, et sa oled nii rahulik ja nii tasakaalukas, et siis tegelikult nüüd ma olen hakanud nägema ennast hoopis teistmoodi, et tegelikult on minust päris palju rahutust. Et nüüd on saanud sellega tegeleda, et seda sisemist kärsitust ümber mõtestada, suunata see energia teistesse tundmustesse. Kõike kohe ja juba eile. Noh, jah, lähtuvalt teemast meie see võiks nii olla küll. Okei. Väga lahe, selles mõttes, et see teraapia on toonud sinu ellu muutust, seda eneseavastamist, on ju. Et tuleks nüüd korraks ka selle juurde, et kui sa oled ise nagu merebiofeedback terapeut, et just klientide vaatenurgast, et kuidas sa oled näinud seda muutust oma klientide seas? Nimelt, vahest ise ka hakkad seda nii normaalsuseks pidama, et võib liibiseda nii-öelda nagu kahe silma vahelt mööda see, mida me tegelikult loome. Et kui ma kohtun igapäevaselt umbes 4 erineva inimesega, siis ma näen iga päev, kogen suuremaid või väiksemaid muutusi, mida siis inimesed jagavad. Mis need, ei pea tooma nagu konkreetseid kliente või nende need kogemus, aga mis on nagu selline üleüldises pildis olnud üldistavas mõttes need muutused? Need teemad ju, millega käiakse, on väga laiad, et selles mõttes, et see spekter on lai. Et sa võid ka tuua siis mingid konkreetsed teemad, kui sa tahaksid, kui see lihtsustab nii-öelda. Et kõige, ongi see ampluaa on lai, sest see on lihtsalt selle seadme võimekus on ju ja see puudutab kogu inimpsüühikat, need erinevad tundmused.
eks on nii, et ma ise pean meie teraapiakeskuse üheks tugevuseks või selliseks positiivseks asjaoluks seda, et meil on tegelikult 7 erinevat terapeuti, 7 erinevat isiksust ja tüpaaži. Selle mõte tegelikult oli algusest peale see, et erinevad inimesed, kellele see teraapia sobib, et nad leiaksid endale sellise meelepäraseid sobiva tüpaaži, eks, et oleks mugav seda ruumi jagada. Ja on ka nii, et teatud terapeudi juurde jõuavad teatud teemadega kliendid. Et selles mõttes, et see mingi sarnasus, see peegeldab konkreetselt terapeudile ka peegel, eks ju. Tõsi. Et tõesti, tegelikult kõik terapeudid võtavad kõikide teemadega seotud kliente vastu, ükskõik mis see seisund on see ärevus, on see depressioon, on see läbipõlemine, on see suhte lahkumineku foonil tekkinud tundmused ja nii edasi. Aga ma tõesti olen märganud, et muude teemade hulgas, et see mingi selline sügava seletamatu kurbuse, mõttetuse tunde ja leinaga, sellise leina kogemusega inimesed jõuavad konkreetsemalt minu juurde. See on midagi sellist, millest ma olen olnud ise läbi imbunud. Ma mõistan ka isiklikul tasandil neid tundmusi väga hästi. Et leina puhul see on ükskõik millisega eluprotsessi lõppemine või tõesti kellegi kaotus. Või ka suhte lahkuminek, eks ju, selle protsessi lõppemise osas. Et Just lein võib olla mitmes erinevas punktis. Erinevad muutused võivad seda tundmust aktiveerida. Et ütleme sellise kurbuse fooni, sellise ängistuse, kurbuse, sellise frustratsiooni, et ega sellise depressiivse seisundi neutraliseerimine selle biofeedback seadmega. See sõltub inimesest, mitu seanssi siis selline märkimisväärne muutus nagu eeldab. Aga et on väga äge näha, kuidas sealt alt tuleb välja see selline mõtteselgus ja see uuesti see erinevate värvide tonaasuste nägemine elus. Mingi huvi tekkimine, mingi algatusvõime, mingitele naudingutele uuesti avatud olemine. Ja konkreetselt nüüd, kui tõesti on lein ka sellisel kujul, kui keegi lähedane on surnud, et vahest jõutakse siia ka sellise akuutse leinaga, et kui see on just äsja juhtunud. Sageli ka siis, kui tegelikult see kaotus on toimunud aastaid, vahest 10 aastat tagasi. Aga see tundmus mingil määral on jäänud püsima. Et ta ei saa muuta seda olukorda. Kahjuks see on nii, nagu on. Aga ta tõesti nagu kujundlikult öeldes tõesti nagu väga pehmendab selle seisundi, selle tundmuse ära. Ehk et inimene ei ole enam nii sellises akuutses valus, kus on nii raske olla ja tõesti see kogu sisemus sellest valutab, vaid ta suudab
hakata vaatama ka väljaspoole seda tunnet elu. Et need ei ole jah, see ei ole kõige lihtsam teema, millega siis tegeleda, aga kindlasti on äärmiselt vajalik sellega tegeleda, sest et väga sageli ma näen, et need, kellel on ka pikaaegne depressioon ja selline depressiivne seisund, et selle all on tegelikult leinatunne. Ma ei ütle, et see alati nii on, aga lihtsalt see seos tuleb minu jaoks väga selgelt teraapiaprotsesside käigus välja. Et siis ta ei ole nagu seda leinaprotsessi läbi kogenud. No enda jaoks sobivad selle nagu, jah, aga ta on nagu samas olnud nii valus või ebameeldiv, et siis ta tegelikult on selle nagu nii-öelda lükanud alla või surunud alla. See üritab kaitsta neid. Muidu, kui see akuutne lein oleks kogu aeg meil siin teaduses, siis me läheksime hulluks lihtsalt. Et siis psüühika tuleb appi ja lükkab selle alateadvusesse. Arusaadav. Et võib-olla jah, et neid näiteid oleks kindlasti väga palju erinevatel teemadel, et ma ütlen, et see tänutunne endas, et kus nagu me vahest ise naerame, nagu muutud juba ise, sinu normaalsus on see, et nii suured nihked inimestes toimuvad, et teadlikult endale meelde tuletada ja rõõmustada. Tuleksin korraks selle leina juurde, et see on nagu väga selline pikk protsess, seal on erinevad etapid, kõiki neid muidugi ei käida läbi, on ju. Igalühel on see unikaalne omamoodi. Kui ma nüüd näiteks ise tunnen leina või olen selles protsessis sees ja soovin pöörduda siis meile biofeedbacki juurde või teraapiasse, kuidas see mind aitab? Kuidas ta mind toetab? No lühidalt öeldes ongi see, et ta leevendab seda pinget, on ju, kõik, mis sellega seotud on. Selles teraapialiigis ka me töötame hästi süsteemselt. Ehk et tegelikult see, millises vaimses seisundis ma täna hetkel olen, seal on tegelikult väga palju erinevaid tunnete ja mõttemustrite kihte. Et alustuseks tegelikult tegeleme alati selle kõige akuutsema tundega, kui ükskõik, mis teemaga inimene tuleb. Et mis seda hetkel kõige rohkem häirib, on selleks ärritumine, viha, on selleks kurbus, on selleks hirmud või ärevus, et see, mis on hetkel kõige akuutsem, sellega tegeleme ja sealt liigume siis edasi kihki haaval. Et leina puhul ka ongi tegelikult leina enda sagedused, südamevalu, psüühiline valu, kurbuse foon. Sealt toimub juba rahunemine, sealt siis võivad tulla mingid teised kihid välja, eks ju. Selle olukorra aktsepteerimatus, pettumus elu suhtes, usaldamatus, viha, pahameel, meelsus, süütunne. Ehk siis neid teemasid tegelikult tuleb. Päris palju erinevaid, jah. Kui palju see tähendab, vaadates nii-öelda, et sa oled mitme erineva kliendiga, sa ise mainisid, et sul on palju olnud kliente, kes tulevad siis nii-öelda kurbuse või leina teemaga, sa oled ise kogenud pikalt leina, et kuidas sina tajusid enda puhul ja kuidas sa tajud näiteks klientide puhul, et mitu seanssi nad vajavad justkui, et tunda ennast näiteks, et nüüd ma tunnen näiteks, et üle pika aja väga hästi. Kas sellest leina protsessist nagu täielikult välja saab, seda me saame aru, et saame vist aktsepteerida, et see olukord on nii. Ja see inimene jääb meid, kas see inimene siis surma puhul on ju, või siis see olukord mingi kaotuse puhul. Et võib meid meenutama jääda, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et kui praegusel hetkel näiteks see lein nii tugevalt
segab mu igapäevaelu, et siis millal ma võiksin tunda nii-öelda sellist kergendust? Et see on selline küsimus, mis inimesi väga huvitab, et see protsessi pikkus ja see on küsimus, millele on väga keeruline vastata, sest tegemist on psüühikaga. Ja see on iga isiku puhul see, kuidas need protsessid toimima hakkavad, see on alati võib-olla üks suur üllatus, eks ju. Aga siiski püüdes sellele vastata, siin ei ole mingit garantiid, kuid minu praktiline kogemus on see, et sellise esimese fooni rahunemise tõmbab inimene kogeb seda peale esimest seanssi. Et see, kas see selles mõttes, et see on nagu selline vaimsel tasandil selline nagu peenhäälestamine. Et see ei muutu 0-100, aga inimesed reaalselt peegeldavad seda rahunemist, seda pehmenemist, selle raskuse sellisel kujul nagu step by step nagu ära nii-öelda siis seda neutraliseerimist nad nagu tajuvad selgelt. Et selleks, et see kõik oleneb, kui kaua see kestnud on, see olukord või see tundmus või see seisund, et selline üldine soovitus on see, et võib nii olla, et tegelikult inimene tuleb midagi, ta taotleb mingit tundmuse leevendust ja ta võibki saada selle ühe seansiga. Ja ta rahuldub sellega, kuhu ta enesetunne on siis nihkus. Mõnel teisel juhul inimese taotlus on sügavam, ta tahab saada need erinevad kihid sealt kätte. Et see üldine soovitus on see, et võiks läbida täiskasvanud inimene vähemalt 3-5 erinevat nii-öelda järjestikust seanssi 6-ajase vahega, et saaks nagu läbi käidud, teda puudutavad erinevad mõttevormid, emotsioonid, et see seisund oleks siis ka püsivam ja märkimisväärsem. Mida see loob? Loob tegelikult ka selle, et inimese tegelikult selline stressi taluvusvõime või selline navigeerimine igapäevaelus tegelikult sisemaailmas ka läheb palju lihtsamaks. Seal on nagu väga mitu erinevat nüanssi, mis siis toimuma hakkab, kui meie enda sisepingeid on vähem. Kas inimene ise nagu, saan aru, et masinaga me saame või selle seadmega saame siis nagu tasakaalustada neid pingeid, tuua meid sellesse nii-öelda kergemale platoole, kus me nii-öelda tunneme selgemalt või kergemalt, on ju. Kas nüüd nende seansside vahel, kui me nüüd käime näiteks kuurid läbi, et kas inimene selle seansside vahel peaks andma ka enda poolt mingisuguse panuse? Või piisab sellest lihtsalt see, et ma käin selle seanssi ära, tuleb järgmine kuu, jätkame teiste teemadega? Selles mõttes see enda panus on, see on nagu põnev pikk teema, et selles mõttes seda ei saa kellelegi peale suruda või kuidagi anda mingi anumaga kaasa seda, et mida sa nüüd pead tegema, Ja, kindlasti. Et kui seda, mis on see praktiline kogemus, on see, et kui meie enda sisepinged jääb vähemaks, me liigume ise endale lähemale, siis ilmselt tegelikult see loomulik võimekus hakata olukorda ärkama ja märkama, mis minuga toimub, tegelikult kasvab. Et me teraapia seansi käigus sõltuvalt isikust me ka selles mõttes proovime avada neid erinevaid perspektiive, mis võiks teha, eks ju. Aga inimene peab selleks ise valmis olema. Et kogu inimene
ei hakka seda kuidagi märkama või siis on nii. See on okei selles mõttes, et siit sellist närvisüsteemi rahustamist läbi nende spetsiifiliste mõttevormide, emotsioonide saab nii, et noh, et kui me lihtsalt ei teki seal enda mõttemaailmas seda muudatust, on ju, et seda võimekust, et noh, ma tõin selle näite oma hüljatustundega, et mul keegi ei öelnud mulle ju seda, et hakka nüüd märkama, aga ma selles mõttes tekkis see osa, et ma hakkasin erinevates olukordades ära tajuma, kus ma sinna hüljatusse siis kukkusin ja esitasin endale selle kontrollküsimuse, et kas ma saan nüüd kuidagi teisiti seda mõtestada. Et selliste kontrollküsimuste küsimine on küll üks tööriist, mida me siis ka kaasa anname. Et ennast rohkem kohale tuua, mis minuga praegu toimub. Et rohkem märgata, mitte minna nii-öelda kohe selle emotsiooniga kaasa või minna nende mõttemustritega vanas joones kaasa, vaid lihtsalt, et pannagi tähele, et jah, ma hetkel näiteks tunnengi hüljatust või jah, ma hetkel tunnengi valu, ärevust, hirmu ja siis tegelikult siis endale nii-öelda peegeldada või nii-öelda küsida, et kas see on ka näiteks hetkel adekvaatne või okei, on ju. Muidugi praegu nagu lihtsalt tunnetasin, et see tegelikult see soovituste andmine, et sellisel kujul, et mida siis veel teha, et see on hästi delikaatne teema tegelikult, et mõni inimene tuleb teraapiasse pingeid leevendama selle peotagasiside seadmega, no selleta, et ta üldse sooviks mingit nõuandeid. Et see on selles mõttes selline ruumi lugemine terapeudil. Et mõnel juhul need mitte anda, et selles mõttes see kuidagi ei toeta seda kaasteeliseks olemist seal. Et mõnel teisel juhul on see väga mõistlik ja klient on väga tänulik selle eest, et tegelikult võib-olla ongi see, et ma jään jänni sellise vastuse andmisega just selles osas, et see on nii individuaalne. Et ei ole meil, nagu selles mõttes meie teraapia kontekstis ei ole ühte ja ainsat mingit universaalset tööriistu, mida me siin siis jagame, aga me jagame neid. Lähtuvalt tegelikult kõik, mis puudutab inimese psüühika toimimist ja neuroteadust, on ju, et me oleme ise ennast harinud ja ise praktiseerinud ja me soovitame ainult neid tööriistu, mille puhul me ise oleme ka selle praktiliselt läbi teinud ja tundnud, et see aitab, et niisama nagu raamatu tekst ei jaga, aga see on tõesti hästi, hästi individuaalne. Et mis kellegi jaoks nagu toimib ja mis on siis see, mida ta võiks nagu teha, eks ju. Pigem on fookus sellele, et me oleksime sellisel kujul vestluspartneriks, et võib-olla aitaks avada mingit teist perspektiivi, selline mõttekaaslane, jutukaaslane saab arutada erinevaid teemasid ja saab ka tegelikult tuua võib-olla mingit teist perspektiivi, teist mõtet, mis võib-olla aitab ka sellel inimesel selle konkreetse teemaga siis igapäevaelus siis toimetada, on ju. Ja kui sa kõnetad teda, siis ta selles mõttes, et ka vahest, et me jagame lähtuvalt enda praktilisest kogemusest mingeid võtteid ja siin ongi ju see vabadus, et ega mingit tunnikontrolli kunagi ei tule, et ei küsi ka kliendilt, et noh, kuidas sul nüüd läks selle kasutamisega, eks ju, et me jagame seda infot ja see, mis inimest kõnetab, seda rakendab, võtab kasutusse ja muidugi ma pean ütlema, et ikka on äärmiselt kuidagi kusutav ja hea tunne, kui klient tuleb, et tead, et see väga kõnetas mind, mis sa rääkisid ja ma praktiseerisid, et see toimibki. Et see tõesti on mulle suureks panuseks, et muidugi see teeb head meelt. Tulles nüüd tegelikult sellisena küsimusele näiteks ka, et missugust nõuannet sa annaks näiteks inimesele, kes tegelikult vaikselt kannatab sisemiselt mingisuguse teemaga. On see siis kas see leine, ärevus, depressioon, aga ta näiteks kas ei julge või ei tea, kuidas end aidata? Või mis need oleks need sammud? Mis see samm on selles mõttes, et
ma siiski soovitaks selles mõttes otsida see viis, mis aitaks. Otsida, küsida abi. Et üksinda iseendasse jäädes me võime ennast kaevata sügavamale auku. Et mis ei tähenda muidugi seda, et kõik inimesed peavad käima erinevas teraapias. Et mõne jaoks ta episooditi kannatabki ja ta oskabki ennast ise sellest seisundist välja tuua, mis on okei. Aga kui on nüüd see küsimus on see, et sellisel juhul, kus on väga raske ja ei näe sealt väljapääsu, siis ma soovitan leida see metoodika või see viis või see inimene, kes sobib enda jaoks ja küsida abi, et see on üks takistus meil, sest et meile tundub, et meie enda ajuga on midagi lahti. Teised justkui saavad hakkama, see on nagu minu mingi enda aju vigastus või psüühikarike. Et ei ole, et meil kõigil pole episooditi raske. Et julgeda küsida abi. Ja nagu öeldakse, et jagatud mulle on pool muret. Jaa. Aga mis on sinu enda jaoks mingid metoodikad, kuidas ennast hoida? Või milliste metoodikatega ise ennast toetad, hoiad? Ilmselt mind maandab kõige paremini tegelikult värskes õhus olemine. See on kindlasti midagi sellist, mis mind maandab. Ma nüüd liiga palju erinevaid praktikaid kogu aeg ei tee, aga mediteerimine on midagi sellist, mis on saanud mulle omaseks. Ja see on midagi sellist, mis on päeval on ikkagi oluliselt teistsugusem parem algus, kui seda päeva nii alustada. Ja nüüd selles mõttes, et mida aeg on edasi läinud, et ega ma siis ongi see teistsugune võimekus tulla tagasi sinna enda tunne sinna rahunemisse tagasi. Et eks kui mingil põhjusel juhtme väga kokku jooksutab, et eks siis saab kasutada seda, mida teiste peal igapäevaselt praktiseerinud, siis saab neurofeedback teraapiat ka teha, aga see eesmärk on eelkõige see, et hoida ennast muul viisil tasakaalus, et ei jooksutaks nii kokku. Okei. Küsime nüüd täiesti selles mõttes teistsugused küsimused sellest neurofeedbackist natukene välja tulla, et õppida või sind tundma nii-öelda või mõista sind kui Angeelikat, on ju. Mis on olnud mingisugune olukord või elusituatsioon, raamat, koolituskursus, mis on elu jooksul saaks mingisugust perspektiivi muutust anda? Klassikaliselt need olukorrad on olnud kriisiolukorrad. Mõningad täiesti ootamatud maailma teistmoodi avavad olukorrad. Ehk need kriisiolukorrad. Need osaliselt mingid perspektiive on muutnud ka erinevad persoone, isikud ja metoodikad on tegelikult väga palju olnud, keda ma olen aja jooksul kuulanud läbi erinevate siis ingliskeelsete podcast'ide, et ilmselt mingi Joe Dispenza töö nii teoorias kui praktikas on midagi sellist, mis on perspektiivi muutnud
ja raamatutest ma siis tegelikult enda jaoks tooksin välja need jutuajamised Jumalaga ja transurfing, mis on seda mõttemaailma kogemust siis heas mõttes niimoodi sudinud teise suuni. Loodusõigust, maailmate arusaamist. Väga spetsiifilised raamatud. Kui sa nii arvad. Tuleme siis ka näiteks igapäev ellu. Mis on mingi tegevus, mida sa näiteks kohe kindlasti kunagi ei teeks? No palli ei ole mõtet kutsuda mind mängima. Et ma lihtsalt ei tee seda, ei ole mõtet küsida. Palli, korvpalli. Ükskõik. Ma selles mõttes olen kuidagi ma ei tea, mul on mingi trauma sellest põhikooli ajast, sellest rahvaste pallist, kus see pall lendas pähe ja kõhtu ja igale poole ja ma nagu kuidagi mu enda poeg on elus mind õpetanud palli püüdma ja palli viskama. Ehk et see oli see oletu, kui vana ma siis olin, et ma tõesti nüüd tänu talle oskan seda päris hästi. Aga ma pean ütlema tõesti, et see on kuidagi minu jaoks, ma ei tea, brutaalne ja agressiivne ja ma ei soovi seda. Ma selles mõttes teen kõik selleks, et ennast ära laveerida sellest olukorras, kus keegi kuskile palli mängida. Okei. Aga mida sa näiteks hea meelega teeksid? Mis tegevus? Õpin mere ääres. Päevi. See kindlasti kuidagi on väga suur kutsung. Mida ma kindlasti teen. Mis sind köidab selle mere juures? See on mingis mõttes on see seletamatu, ma ei oska öelda. See heli. Ma ei oska öelda, kus see mul, miks see nii on. Ma olen Kesk-Eestis kasvanud, kus ainukene midagi oli voolav kraanivesi, et ma selles mõttes mingit kokkupuudet selle veega ei olnud, et oleks mere ääres kasvanud või midagi taolist, et aga see on minu jaoks väga rahustav element. Lihtsalt kogu selle, ma ei tea, seal eelkõige see heli just, mis mulle sobib. No aeg-ajalt ma igal juhul vaataks mõne hea inglise krimka. Ja hoolitseks selle eest, et mu ümber oleks võimalikult palju lõike lilli, värskeid lilli. Okay. Kas kriminaalide osas on mingid konkreetsed lemmikud ka? Neid on palju. Okay. Selles mõttes lihtsalt rõhutan, et kvaliteetsed. Okei. Selge. Et siis mitte kvaliteetse ei tasu vaadata. Jah. Ei vali seda ja ei räätsi oma aega selle peale kulutada. Arusaadav. Aeg on ikkagi tähtis. Täiesti selline erikategooriast tulenev küsimus, et kui sul on võimalus nüüd keegi pakub või sa ise kirjutad näiteks iseendast autobiograafiat, mis oleks see nimi, mida sa sinna peale paneksid, kui su eesmärk oleks inimene kohe naerma panna? Et selles mõttes kohe naerma panna, see tõsiselt ma ei niisugune eriline naljahammas ei ole. Nii ehk naa, kuigi mulle hea huumor meeldib. Ma pakun selle nime, aga ma nüüd selles mõttes küll ei ütle, et see nagu garanteerib kellegi naerupahvaka. Aga lihtsalt autobiograafiale nimed, siis pakuks üks nime nagu Välgulill. See tuleneb sellisest asjaolust, et ma olen väiksest peale joonistanud, kritsendanud mingit teatud lille. Okay. Väga spetsiifiline.
ja kunagi üks mu sõbranna ütles, et see on nagu see, mida sa kogu aeg joonistad, et see on nagu välgulill. Ja see nagu väga kõnetas mind, jah, et see üks osa on see lill, mis mulle väga meeldib, mis oma olemuselt on ka see, et ta õitseb, ta närbub, ta sureb, ta tõuseb taas. Ja teine osa on siis see välgu osa, et aeg-ajalt sihukest välku ja pauku ka. Nii et see võiks olla see nimi. Kui see raamat peaks tulema. See on täpselt selline, siin võiks nagu, ma juba kujutasin ette seda pilti, kuidas ongi see suur raamatukaan, seal on kirjutatud välgu ja lill ja siis on see lill joonistatud sinna ja siis biograafia oleks täpselt samamoodi, et nagu me eluetapiti käib, me õitseme, me vahepeal närbume, me justkui nagu mingis mõttes mingi osa meist nagu justkui nagu sureb, on ju, või siis identiteet on ju mana näiteks. Ja siis me taas sünnime, siis taas kerkime õiele. No vähemalt kaas on meil nüüd 2 peale olemas. Okay. Peale raamatu näiteks vaatab, mis selles. Väga. Kui nüüd sul oleks võimalus saada rääkida väga sügavatel teemadel ükskõik kellega, kas siis mõne ajaloolise isikuga, mõne isikuga, kes praegust näiteks ka elab, on ju, või ka mingid väljamõeldud tegelasega, siis kes see oleks ja mis teemad? Võib-olla siis antud juhul valiks välja mõeldud tegelase, sest et mitte, et elavad ei oleks huvitavad, et vastupidi, et ma tunnen, et tegelikult ma ei igatse nende sügavate vestluste järgi, sellepärast et mul on lihtsalt nii ägedad kliendid ja ma saan seda teraapiaruumis väga palju teha, et minu see vajadus on absoluutselt väga mõnusalt kaetud. Lisaks on mul sellised lähedased ja ka Life-keskuses armsad kolleegid, kellega ma räägin sarnast keelt ja me saame nendel teemadel rääkida, nii et selles mõttes päris suur seltskond. See on juba kaetud. See on väga suur seltskond inimesi. Ma võtaks ühe välja mõeldud tegelase, et sellega on mind natuke nokitud ka elus. Aga on niisugune inglise krimisari nagu Lewis ja seal oli sellel Lewisel oli selline noorem kolleeg, inspektor Hathaway. Tegelikult hea meelega siis vestleks temaga, et tema oli ka eelnevalt enne politseitööd õppinud filosoofiat ja kuidagi see lihtsalt tüpaasid, mitte nagu romantilises mõttes või sellisel baasil, aga lihtsalt kui isiksusena see välja mõeldud tegelaskuju mulle väga sümpatiseerib, et ma lihtsalt siis filosofeeriks temaga. Okei. Elu üle lihtsalt. Meil on väga pikk saade olnud juba. Küsin viimase küsimuse su käest. Mis on sinu jaoks sisemine rahu või sisemine õnn? Vist olen enda jaoks praegu selle mõtestanud niimoodi, et ma saan sellest tundes olla, kui ma aktsepteerin seda, kuidas asjad hetkel on. Et kui ma ka tunnen, et midagi kuidagi kriibib, et kui ma saan uuesti saan ennast sellesse seisundisse, et kui praegu on nii, ja võtan selle lihtsalt vastu, see ei tähenda, et kui see ikkagi on midagi, millega on vaja tegeleda, siis ma tegelen sellega. Aga et lihtsalt sellel hetke olukorras lihtsalt võtta see vastu, see situatsioon või see olukord, et see praegu on nii, siis on võimalik sinna sisemisse rahusse tagasi minna. Et see ei tähenda, on ju, et ma selles kogu aeg olen, jah. Et see ongi midagi sellist, mis on ülimalt hea tunne. Aga et kui selles, mõtlen minu jaoks selles, et see peamine foon oleks see. Et see kogu aeg, see 100% taotlus seda inimeseks olemise puhul, ma kunagi mõtlen ümber, aga ma praegu ei pea seda väga nagu reaalseks.
aga et lihtsalt, et kui ma võtan oma üldise päeva või nädala või kuu või aasta, et see üldine foon oleks seal, oleks seda rahu. Aga asjaolud väljaspool mind on nii, nagu on, erinevad ja ka vahel enda triggerid, et ka siis ära aktsepteerimine, et ma tundsin praegu nii või et ma tunnen praegu nii, et siis see aktsepteerimine loob selle võimaluse tunda seda rahu siis. Väga ilus. Väga ilus. Aitäh sulle, Angelika, nende avameelsete jagamiste ja selle põneva sisevaate eest, nii iseenda kui ka siis selle Male Biofeedback maailma eest. Ja ma usun, et siis paljud said täna kinnitust ka, et kõige raskemate mõtete ja keerulisemate tunnetega ei pea üksi jääma. Ja aitäh teile, head kuulajad, et olite meiega selle esimeses episoodis. Loodan, et see vestlus pani teid korraks nii-öelda peatuma ja oma sisemaailma vaatama. Kui tundsite täna räägitud teemades enda ära või tekkis huvi üldises pildis selle Male Biofeedback teraapia kohta, või soovitise selle järele proovida, siis meie uksed on alati avatud. Ja selle teraapia meie meeskonna kohta on võimalik rohkem uurida meie kodulehel lifekeskus.ee. Ja juba järgmises saates on meil ka juba järgmine nii-öelda Lifekeskuse terapeut, et siis püsige kuulda. Hoidke ennast ja leidke vähemalt iga päev üks hetk, kus saate sügavalt hingata ja olla hetkes. Kohtumise järgmises osas.